vahel juhtub niimoodi, et kalkulaator jääb maha ja tuleb kirjalikult liita ja lahutada, et paberi peal siis. Nii et ma näitan nüüd ühte viisi, kuidas liita ja siis ühte viisi, kuidas lahutada. Et kõigepealt teeme selle liitmise. Et meil on siin 2 arvu ja siis proovime need kokku liita. Meil on see 914 pluss 867. Ja nüüd esimene asi, mis me võiksime teha, on see, et me kirjutame need üksteise alla. Ja me jälgime seda, et ühelised oleksid kohakoti ühelistega, kümnelised kümnelistega ja sajalised sajalistega. Ja nüüd me paneme siia plussmärgi, tõmbame joone. Ja nüüd me hakkame liitma. Ja nüüd esimene asi, mis me peame jälgima, on see, et me liidame kõigepealt, me alustame tagant poolt ja kõigepealt liidame ühelised kokku. Ja me teeme 4 pluss 7 on 11. Ja nüüd 11, see on, siia me saame selle 1 kirjutada, aga nüüd see teine 1, meil on 11, selle me kirjutasime siia, aga nüüd see teine 1 läheb siia peale. Miks ta läheb sinna peale, on see, et me nüüd peame temaga siia kokku liitma, et ta kümneliste koha peale tuleks. Nii et meil on 1 pluss 8 ja 1 pluss 8 on 10. Nii et nüüd meil on 10. Selle 0 me kirjutame siia, aga selle 1 me paneme siia peale jälle. Et siia tuleb 0, siia tuleb 1. Nüüd meil on 1 pluss 9 pluss 6. Ja 1 pluss 9 pluss 6 on 16. Nii et meil on see 16. Selle 6 me saame jällegi kirjutada siia. Ja nüüd meil on see 1, mida siin meil enam rohkem arve ei ole, ja me saame selle siia kirjutada. Ja me saame teada, et selle vastus 914 pluss 867 on 1601. Nüüd proovime siis lahutamist. Ehk siis meil on need samad arvud ja me peame need lahutama üksteisest. Et kuidas seda teha? Ja meetod on väga sarnane, et me kirjutame nad üksteise peale. Ja siin on oluline nüüd jälgida, et see, keda me lahutame, on allpool. Et liitmises väga ei ole vahet, kas pealpool on see üks liidetav või teine liidetav, summa tuleb ikka sama, aga lahutamisel on väga oluline, et meil oleks järjekord õige. Nii. Ja kuidas me siin toimetame? Jälle samamoodi alustame ühelistest. Meil on 4 ja tahame sellest lahutada 7. 4 miinus 7 on -3. Kuidas me seda teeme? Meil on siin 4 miinus 7. Ja meil on selline jama, et nagu 4-st 7 saab lahutada, aga see läheb negatiivseks arvuks. Nii et meil oleks parem, kui siin oleks nagu suurem arv, et siis me saame sellest selle 7 lahendada. Ja et kuidas me seda teeme, on see, et me laename siit. Kirjutame siia mummu. Ja see mummu tähendab, et me laenasime siit 10. Ehk siis meil on 14 miinus 7 on 7. Nüüd, kuna me siit laenasime selle 1 mummu, siis see tähendab, et meil see 1, seda me siit ei kasuta. Ehk siis meil on põhimõtteliselt sama, mis 0 miinus 8. Ja 0 miinus 8 jälle tuleb negatiivne arv, nii et laename järgmisest rivist. Nii et meil on 0, selle asemel on nüüd 10, sest me laenasime siit. 10 miinus 8 on 2. Ja nüüd läheme järgmisesse ritta. Siin on 9, millest me laenasime 1 ära, nii et siin on tegelikult 8. 8 miinus 2 või 8 miinus 6 on 2. Nii et see on see, kuidas me selle vastuse nüüd saime. 227. Nii et see on see, kuidas saab kirjalikult liita ja lahutada.